Ukraina sõjas on droonid kõige tähtsamad. See on olnud juba aastaid selge. Seda sõda määrab üha enam see, milline riik suudab luua parimat droonitehnoloogiat. Venemaal oli varem eelis droonide arvus. See on nüüd kadunud. Venemaal ei olnud kunagi tehnoloogilist eelist. Ukraina oli alati uuendaja. Ja nüüd, pärast 4,5 aasta pikkust võitlust, on üks asi täiesti selgeks saanud. Droonisõjas on olemas meister ja kaotaja. Venemaa on kaotaja. Ja kui sul on selles osas kahtlusi või arvad kuidagi ikka veel, et Venemaa võidab droonisõda, siis vaata lihtsalt, mida Ukraina nendega teeb. 19. juulil ilmus X-is huvitav klipp, mida jagasid Jay and Kiev. Video näitab meile huvitavat arengut Ukraina droonipõhises sõjapidamises, mida keegi ei osanud oodata. Mis see areng täpselt on, ei pruugi esimesel vaatamisel selge olla. Me näeme Ukraina drooni, mis kannab midagi pika traadi otsas. Kas see võiks olla pomm? Varustuse paket. Kumbki neist ei muudaks sõja käiku, isegi kui on kummaline näha, kuidas üks neist asjadest ripub nii kaugel drooni all. Selgub, et see pole kumbki neist. Traadi otsas rippuv asi on Ukraina maismaarobot ehk UGV, mille Ukraina droon on õhku tõstnud ja viib seda tõenäoliselt sinna, kuhu Ukrainal seda rünnakuks või logistilisel eesmärgil vaja on. Vaid 8 sekundi pikkuses videolõigus nägime Ukraina tõelist meisterlikkust. Raske pommitajadroon on õhku tõstnud selle, mida Euromaidan Press nimetab lõhkelaenguga maismaa robotiks. Sellel on tohutud tagajärjed. Pommitajadroonid teevad täpselt seda, mida nimetus ütleb. Viskavad pomme Vene positsioonidele. Lõhkelaenguga UGV-d on teistsugune lahendus. Need suudavad endiselt anda sama palju kui mitte rohkem tulejõudu kui traditsiooniliselt visatavad pommid, kuid nende töö põhimõte on erinev. UGV saab maapinnale lasta ja seejärel suunata selle soovitud sihtmärgi poole. Pommi, mis oleks põrganud vastu Vene punkri kõva pinda, on asendanud kamikaatse UGV, mis suudab sõita otse sellesse punkrisse ja selle seestpoolt õhku lasta. Ja siin on see, millele Putini komandörid ei taha mõelda, kui nad üritavad leida uusi viise, kuidas väita, et Venemaa kuidagi võidab seda sõda. Kui Ukraina suudab sellise UGV operatsiooni korra läbi viia, suudab ta seda teha uuesti ja uuesti. Varsti saab lõhkelaenguga UGV-de lahinguvälja kohal kandmine tavapäraseks nähtuseks. Võib-olla saadavad neid FPV-droonid, mis sihivad iga venelast, kes katte alt välja tuleb, et proovida UGV-d alla võtta, saab kogu Ukrainas tavapäraseks nähtuseks. Ja kuigi me ei tea videos nähtud UGV lõplikku saatust, võimaldab selle olemus lõhkelaenguga maismaa robotina meil oletada, mis võis edasi juhtuda. Vene sihtmärk läbistati, seejärel hävitati. Ukrainal on varasem kogemus UGV-de ründavas kasutamises. Ukraina pole seda alati ka varjanud. Jaanuaris laadisid riigi 3. armee korpuse sõdurid UGV-le 12 miini, mille UGV kandis 20 kilomeetri kaugusele ja lasi siis õhku Vene punkri. UGV-de lahingtegevus on sellest ajast palju keerukamaks muutunud. Aprillis nägime, kuidas Ukraina kasutas maismaaroboteid Vene positsiooni hõivamiseks, mida president Volodõmõr Zelenski nimetas maailma esimeseks selliseks operatsiooniks. Veel üks maailmas esmakordne operatsioon toimus juulis, kui Ukraina kasutas meredrooni, et transportida UGV Kinburni säärele, mis viis selleni, et UGV avas tule Vene positsiooni pihta. Ja 17. juulil Forbes teatas, et Ukraina oli taas hõivanud ühe Vene sissetungijate positsiooni, kasutades droonide ja robotite kombinatsiooni, et hävitada Vene üksus Dobropelja lähedal. Selle Ukraina droonistrateegia arenguga kaasnevad lahinguvõimalused on tohutud. Kujutage ette väikest droonide laevastikku, kus igaüks kannab roboteid erinevateks eesmärkideks. Kamikaatse UGV-d heidetakse esimesena alla. FPV-droonide kaitse all veerevad need Vene positsioonidele ja plahvatavad. Nende järel liiguvad teised lahing UGV-d, mis on varustatud raskekuulipildujatega, tulistavad purustatud positsioonide pihta ja edastavad valjuhäälditest sõnumeid, öeldes okupantidele, et nad peavad alistuma või surema. Vajadusel teised maismaarobotid, mis kannavad varustust, saab lahingusse lennutada, et toetada Ukraina vägesid maapinnal. Kõik see on nüüd võimalik, kuna tundub, et Ukraina on leidnud viisi, kuidas oma UGV-sid õhutranspordiga kohale toimetada. See on tõeline meistritase. Ukraina on muutnud droonisõja kunstivormiks. Siiski on see, mida me siin näeme, vaid mikrokosmos reaalsusest, millega Venemaa on olnud sunnitud juba liiga kaua silmitsi seisma. Mõlemal poolel on droonid, kuid kui küsimus on selles, kes suudab neid paremini kasutada ja kes suudab välja mõelda strateegiaid, mida teine pool lihtsalt ette ei näe, Ukraina jääb iga kord peale. Ja see, mida me näeme maapinnal ja õhus, annab ikka ja jälle sama sõnumi. Igaüks, kes arvab, et Venemaa võidab droonivõidujooksu, eksib. Ukraina juhib ja on seda teinud suurema osa 2026. aastast. Jääme korraks UGV-de juurde. UGV-de areng, nii nende disaini kui ka arvukate kasutusviiside poolest Ukraina sõjas, on olnud märkimisväärne. See tehnoloogia oli varem peaaegu täielikult logistiline. Paljud maismaarobotid täidavad endiselt seda tüüpi ülesandeid, viies rindel varustust sõdurite asemel.
ja neid kasutatakse isegi vägede evakueerimiseks, viies nad tagasi ohutusse kohta rindeliinide taha. Siiski oleme näinud, et UGV-sid kasutatakse üha enam ka lahinguülesannetes. UGV-d varustatakse nüüd kuulipildujatega, mis võimaldab neil tulistada positsioonide pihta, ning pommidega, millega nad saavad need positsioonid õhku lasta. Mõnel UGV-l on isegi soojuskaamera, mis võimaldab tegutseda pimedas. Euromaidan pressiteadel. Kamikaze UGV-d, mida me nüüd lahinguväljal näeme, suudavad isegi midagi sellist, mida Ukraina droonid ei suuda teha. Sõita otsa avatud punkrisse või tehnika juurde ja plahvatada. Ukraina tunnistab, et UGV-d võivad osutuda murranguliseks ning investeerib palju selle nimel, et neid võimalikult palju lahinguväljale tuua. RBC Ukraine teatab, et Ukraina ehitas 2026 aasta esimesel poolel 25 000 UGV-d, eeldades, et aasta teisel poolel jätkatakse sama tootmisgraafikut ja on igati tõenäoline, et Ukraina püüab ehitada veelgi rohkem. See tähendab, et aasta lõpuks on ehitatud ja lahinguväljal 50 000 UGV-d. Ukraina komandöörid on hakanud neid maismaaroboteid nimetama uueks ratsaväeks, sest need suudavad täita ülesandeid, mis varem oleksid nõudnud ukrainlaste elude ohtu seadmist. Ja lisaks veel natuke taustainfot. Ukraina ehitas 2025 aastal 15 000 maismaadrooni, 2026 aasta. Numbrid võivad lõpuks olla üle 3 korra suuremad. Lisaks nende ehitamisele kasutab Ukraina maismaadroone väga palju. Juunis viisid need maismaarobotid ühiselt läbi rekordilised 16 676 missiooni ja kuu lõpuks ületas nende kogu missioonide arv 65 000. Oleme näinud, et maismaarobotite igakuiste missioonide arv on rohkem kui kahekordistunud. Jaanuari 7495 missioonilt tänase tasemeni, mis on lihtsalt märkimisväärne. See tehnoloogia peaaegu ei eksisteerinudki veel paar aastat tagasi. Nüüd pole Ukraina seda mitte ainult omandanud, vaid kasutab oma UGV eeliseid lahinguväljal edukalt ära. Venemaa püüab muidugi sammu pidada. See ongi asja mõte. Ukraina on innovaator ja Venemaa on järeletegija. 1. mai Pravda raporti kohaselt on Venemaal nüüd vähemalt 20 erinevat tüüpi omaenda UGV-d, kuid Venemaa pole selliseid roboteid kaugeltki nii suures mahus kasutusele võtnud nagu Ukraina ja kindlasti ei kasutada neid positsioonide hõivamiseks ega droonidega lahinguväljale toimetamiseks. See kõik on Ukraina innovatsioon. Lisaks seisab Venemaa silmitsi sanktsioonide probleemiga, kuna 20 tuvastatud Venemaa maismaadroonide tootjast 10 on USA sanktsioonide all. Mitmed näist on ka Ukraina ja Euroopa Liidu sanktsioonide all. Täiendav sanktsioonisurve Venemaa maismaarobotite tootjatele aitaks Ukrainal juba olemasolevat edu veelgi suurendada ja muuta selle ületamatuks. Aga piisab maismaarobotitest. Nii olulised kui need ka poleks, ütlesime teile, et Ukraina on saanud kogu droonisõja meistriks, mitte ainult ühes valdkonnas. Me ei valetanud. Teine valdkond, kus Ukraina on ette jõudnud, on kaugrünnakud ja hiljutine Ukraina korraldatud rünnak näitab seda selgelt. Enne kui selle juurde läheme, väike kõrvalmärkus. Te vaatate Military Show'd. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada seda nuppu ja panna märguandekell tööle, et oleksid esimeste seas, kes meie igapäevaseid videoid näevad. Viime teid suure rünnaku juurde, mille Ukraina korraldas ööl vastu 21. juulit. Ukraina valis selle kuupäeva, et saata umbes 350 ründedrooni Venemaale ja okupeeritud aladele, sealhulgas korraldades mitu rünnakut Mustal merel. Tulekahjud puhkesid igal pool. Okupatsioonis olev Mariupol sai tugevalt pihta, mille tagajärjel tõusis linna kohal suits. Ukraina tabas tõenäoliselt sealset kütuse- või naftabaasi. Krimmis võeti maha logistikakeskus, samuti mõned suured tööstusobjektid Lepetsis, sealhulgas üks, mis asus kas terasetehase lähedal või ongi terasetehas, mis toodab umbes 20% Venemaa terasest ja lipiididest. Veel laevu tabati Mustal merel ja Azovi merel. Ja Ukraina hävitas samuti radareid, logistikaladusid ja muud okupeeritud Donetski, Luhanski ja Zaporižja piirkondades. Ning samuti toimus massiivne rünnak Kalino lennubaasi vastu Venemaa Kurski piirkonnas, mis hävitas ühe Su-24 hävituslennuki ja Pantsir SS-1 õhutõrjesüsteemi. Kõik see on muidugi väga muljetavaldav, kuid see pole peamine teema, kui rääkida Ukraina kauglöökidest. Selle droonirünnakute päeva kõige märkimisväärsem oli see, et Venemaa alustas samal perioodil ka omaenda kaugmaa rünnakut ja Venemaa kaotas. Halvasti. Löökide lõpuks oli Ukraina välja saatnud umbes 6 korda rohkem kaugmaa droone kui Venemaa. Venemaa suutis Ukraina kaugmaa rünnaku vastu välja saata vaid 58 drooni ja raketti. See on oluline Ukraina kasvava droonimeisterlikkuse kontekstis ühel lihtsal põhjusel. Üks väheseid droonieeliseid, mis Venemaal oli, on kaduma läinud. Aastaid suutis Venemaa saata välja palju suuremaid kaugmaa droonide parvi, kui Ukraina suutis vastuseks välja panna. 2026 on kõik muutunud. Ukraina on nüüd vähemalt süvalöögirindel jõudnud võrdsuseni. Nagu nägime, 21. juulil laseb Ukraina sageli välja rohkem kaugmaadroone kui Venemaa. See 6-1 rünnak ei ole üksikjuhtum.
Ukraina edu süvalöökide rindel on muutumas tavapäraseks nähtuseks, tegelikult juba igapäevaseks. Ukraina poolt Venemaale ja okupeeritud aladele saadetud 350 drooni ei ole mingi uus rekord, isegi mitte ligilähedaselt. Nagu president Volodõmõr Zelenskõi juunis avalikustas, on 300–350 ründedrooni nüüdseks keskmine arv, mida Ukraina igapäevaselt välja saadab. Kuna riik on oluliselt suurendanud oma süvalöögikampaaniat, et hävitada Vene naftat, halvata sõjaväebaase ja murda Vene sõjamasin seestpoolt. Nüüd me ei taha jätta muljet, et Ukraina saadab alati rohkem droone välja kui Venemaa, sellepärast mainisimegi pariteeti. Mõnel päeval saadab Venemaa rohkem droone välja, teistel päevadel Ukraina. Aga fakt, et Ukraina on üldse sellise mahuni jõudnud, eriti kui arvestada, kui täpsed on nende rünnakud võrreldes Venemaaga, kes lihtsalt üritab midagi tabada ja tihti sihib linnu, tähendab, et Ukraina on ülekaalus. Venemaa oleks pidanud seda pööret juba aasta alguses ette nägema. 2026. aasta esimesel 4 päeval lasi Ukraina Venemaa pihta rohkem droone kui Venemaa Ukraina pihta. Ukraina on samuti olnud hõivatud kaugmaa rekordite purustamisega. 17. juuni ööl vastu 18. juunit väitsid Venemaa õhutõrjejõud, et nad tulistasid öise rünnaku käigus alla 992 Ukraina drooni. See järgnes 6. juuni rünnakule, kus Venemaa väitis, et tulistas alla 911 drooni. Need numbrid on hullumeelsed. Ukraina ei pidanud kunagi nende tasemeni jõudma, aga nüüd on see juhtunud ja me hakkame nägema, kuidas Ukraina edu kaugmaa rindel sunnib Venemaad oma sõjalist strateegiat muutma. Mõni aasta tagasi võis Venemaa tunda end suhteliselt turvaliselt, olles rindest 100 kilomeetrite kaugusel. Ukraina ei suutnud sihtmärke rünnata Venemaa sees, vähemalt mitte regulaarselt. Aga kõik on jälle muutunud. Ukraina droonid suudavad nüüd rünnata palju suuremas mahus, täpselt ja varem mõeldamatutes kaugustes. Tegelikult on kaugus veel üks oluline aspekt. 7. juulil korraldas Ukraina droonirünnaku Omski rafineerimistehase pihta. Selleks pidid Ukraina droonid läbima vähemalt 2500 kilomeetrit. Ja selline tegevusraadius annab Venemaale märku, et miski, mida ta üritab oma territooriumil varjata, ei ole enam turvaline. Venemaa avastab, et ta ei suuda neid rünnakuid tõrjuda. Muidugi Kaitseministeerium väidab tavaliselt, et kõik rünnakud on tõrjutud, kuid seesama ministeerium ütleb ka, et justkui droonide rusud tabavad täpselt neid sihtmärke, mida Ukraina soovis rünnata. Ja mitte droonid ise. Kui rääkida sõjalisest arvestusest, siis Venemaa peab kas leppima tõsiasjaga, et kõik, mis jääb vähemalt 2500 kilomeetri raadiuses Ukrainast, on nüüd sihtmärk, või peab ta tohutult investeerima uutesse kaitsevahenditesse, et kaitsta kõike, mis jääb rindest tahapoole. Ja see investeering ei jõua järele. Pole just lihtne uusi õhutõrjesüsteeme ehitada, kui sul on sanktsioonid ja rahapuudus pärast 4 aastat tohutuid sõjalisi kulutusi. Nii et Ukraina juhib Venemaa ees maismaa droonide osas ja hakkab nüüd ka kaugmaa rindel ette rebima. Rindest rääkides näeme seal midagi sarnast. Ukraina relvajõudude endise ülemjuhataja Aleksandr Sürski sõnul Ukrainal on enamiku rindejoone ulatuses Venemaa ees 1,5-kordne FPV-droonide ülekaal. See huvitav uudis tuli samal ajal, kui ta teatas, et Ukraina droonioperaatorid olid mais üksnes sooritanud rünnakuid 180 000 kinnitatud sihtmärgi pihta. Selle rünnakute suhte mastaap on tohutu. Ja tõsiasi, et Ukraina on nüüd FPV-droonides juhtpositsioonil, näitab, kui oluliseks on saanud sõdurite asendamine droonidega nende strateegias. Seda näeme ka tootmisnumbrite põhjal. Juulis kinnitas Ukraina, et 2026 aastal ehitatakse umbes 10 miljonit drooni ning vajadusel on neil tootmisvõimekus seda arvu kahekordistada, kui vajalik rahastus leitakse. See rahastus on tulemas. Ukraina on sõlminud Euroopa Liiduga suure 1,1 miljardi dollari suuruse droonilepingu, mis lisandub teistele droonilepingutele, mida nad on sõlminud erinevate riikidega. Zelenskõi sõnul luuakse ka 10 riigi koostöömudel droonide tootmiseks, mis aitab Ukrainal veelgi rohkem ettepoole liikuda. Ukraina on samuti eesrindlik olnud tõrjedroonide vallas, kuigi Venemaa toetub endiselt peamiselt õhutõrjesüsteemidele, mis on mõeldud rakettide ja lennukite vastu, et droone alla tulistada. Ukraina on ehitanud uue põlvkonna tõrjedroone. Siin on võtmetähtsusega hind ja tõhusus. Tõrjedroonid suudavad hävitada Shahed-tüüpi ründedroone, mille hind on umbes $50 000. Ise maksavad need vaid murdosa sellest. Näiteks, ühe Sting-tüüpi tõrjedrooni ehitamine maksab Ukrainale $2500. Siin ongi näha, kuidas Ukraina ehitab oma eesliini vägedele rohkem ja paremaid droone, samal ajal investeerides targalt odavatesse tagalas kasutatavatesse droonidesse, mis aitavad vähendada Venemaa kaugmaa rünnakute ohtu. Jällegi, võtmesõnaks on innovatsioon. Ukraina on uuenduslik, Venemaa mitte. Seepärast on üks droonisõja meister ja teine kaotaja, kes suudab vaid kopeerida. Ja enne kui lõpetame, on meil veel üks droonisõja aspekt, mida käsitleda. Keskmaa rünnakud. 2026 aastal on esile kerkinud uus põlvkond keskmaa ründedroone,
mis võimaldavad Ukrainal korraldada rünnakuid okupeeritud aladel, mida varem polnud võimalik teha. FPV droonid ei suutnud piisavalt kaugele lennata ja Venemaa ründamiseks olid vaja kaugmaadroonid. Nüüd on Ukrainal droonid, mis suudavad rünnata 50–200 kilomeetri kaugusele, mida saab kasutada Vene logistika hävitamiseks ja võtmetähtsusega objektide nagu juhtimispunktide hävitamiseks, laskemoonala tude ja vägede koondumispunktide hävitamiseks. Venemaa varustusteed lähitagalas on nüüd muutunud nende keskmaa ründedroonide jahimaaks. Paljud neist on varustatud tehisintellektiga, mis võimaldab neil automaatselt tuvastada ja jälgida sihtmärke enne, kui nad saavad loa rünnakuks. See on veel üks valdkond, kus Ukraina tuleb võitjana välja. Mõlemad pooled kasutavad tehisintellekti, kuid Ukraina teeb seda palju tõhusamalt. Ukraina on kasutanud neid droone Vene kolonnide ründamiseks, olgu need siis soomukid või kütuse- ja varustuse veokid, mis üritavad oma kaupa rindele toimetada. Ukraina on teatanud $113 miljoni suurusest logistika halvamise kampaaniast nende jõupingutuste toetamiseks ja Vene sõidukid põlevad sadade kaupa. Krimm on tundnud selle mõju kõige valusamalt. Üha enam isoleeritud poolsaarel on tohutud kütusepuudused ja pidevad elektrikatkestused. Viimased on põhjustatud keskmaa rünnakutest elektrijaamade ja alajaamade vastu. Rindel lavastavad kütuse, laskemoona, toidu ja varustuse peale lootvad sõdurid pidevalt, et midagi ei jõua kohale, kuna järjekordne veok lastakse õhku või sild variseb kokku, logistikasõlm hävitatakse või tee muutub rusuhunnikuks. Isegi üksikult oleksid need löögid siiski olulised, kuid kui need ühendada Ukraina FPV eelisega rindel, Ukraina süvalöökide kasvava ulatusega, tuhandete maismaarobotitega, mis päästavad elusid ja täidavad lahinguülesandeid ja innovaatilise mõtteviisiga, mis on viinud selleni, et Ukraina on leidnud uue viisi nende maismaarobotite lahingusse toomiseks, on see Venemaa jaoks katastroofiretsept. Venemaa arvas, et ta on sõjas osav. Nii osav, et suudab kasutada nõukogudeaegseid taktikaid Ukraina hävitamiseks. Kui see ebaõnnestus ja lääne toetuse voog võimaldas Ukrainal sissetungi esimestel kuudel ja aastatel ellu jääda, hakkas sõjahoog muutuma. Nüüd näeme pööret. Venemaa üritab järele jõuda, toetudes endiselt strateegiatele, mis hõlmavad sõdurite ohverdamist edasiliikumise nimel. Ukraina ehitab rohkem ja paremaid droone ning see on sõja olemust täielikult muutnud. Ukraina on droonide universumi meister ja me pole isegi käsitlenud üht peamist droonitüüpi, mis on sellele riigile selle tiitli andnud. Meredroonid. Jah, Ukraina juhib ka selles droonisõja valdkonnas ja kui teil on selle kohta tõendeid vaja, siis meil on selleks ideaalne videovaruks. Ukraina on valla päästnud Moby Dicki, mis on uue tüüpi meredroonide platvorm, millel on tohutu tegevusraadius, mitu varianti ja piisavalt löögijõudu peaaegu igat tüüpi mereväeülesande jaoks. Lisateabe saamiseks vaata meie analüüsi. Aga enne seda ära unusta tellida Military Show'd. Me avaldame selliseid videoid iga päev ja me tahaksime, et sa oleksid meiega kaasas. Ja aitäh, et vaatasid!